Hei, tere tulemast tagasi. Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tšauka, minu nimi on Nanni. Me räägime täna sügisesest nahahooldusest. Mul on niisugune tunne, et see valge bluus tekitab tunde, et mul ongi ainult üks suur pea ja kael. See vist on natukene segadust tekitav, aga me lähme edasi. Nii, sügisene nahahooldus. Jah, me tuleme suvest, me tuleme tugevamast higistamisest, tugevamast rasueritusest võib-olla, päikesest, siis naha kaitsmisest ma loodan, ja me jõuame sügisesse, kus temperatuuride kõikumised on suuremad, õhk on rohkem kuivem ja see kindlasti väga paljudel mõjutab seda, et number 1, nahk on rohkem pinnakuiv ehk siis nahas esineb dehüdratsiooni. Dehüdreeritud nahk võib tõesti esineda kõigil nahatüüpidel ja selle vastu aitab kõige paremini just vesine niisutus. Vesine niisutus just selles mõttes, et ta ei ole selline rasvane, õline, rasune niisutus, vaid just vesine. Pean silmas siin selliseid vesiseid toonikuid, mis on lihtsalt naha pinnale niisutavad. Pean siin silmas selliseid vesiseid niisutavaid seerumeid, nagu näiteks The Ordinaril mereline hyaluroon või siis aminahapete seerum, mõlemad sellised kerged vesised justkui tooniku moodi, aga annavad tõesti nahale selle klaasi värskendavat ja mõnusalt niisutavat vett, mida ta tegelikult vajab. Ja siia hulka kuuluvad ka kõik vesised sellised essentsid, mis on nahale niisutavad. Saan sulle jagada siit paari toodet. Panen sulle ka kõik muud tootesoovitused video alla. Aga üks toode, mida ma olen viimasel katsetanud ja mille ma leidsin Selverist, on siis Feel Free nende värskendav kanepiseemne ekstraktiga näosprei. Ja see sprei on nüüd küll väga mõnus selline kerge, ta näete loksub siin mõnusalt sees, ta on kergelt niisutav, ta on selline väga vee moodi, aga suurepärane just sellisteks vesisteks niisutusteks. Väga hea. Kasutada just selliseid vesiseid niisutajaid esimesena. Pärast siis naha puhastamist ta annab ka nahale just selle efekti, et kui sa lähed pärast kõige vesisema niisutuse järel peale mõne muu seerumi või kreemi või SPF-iga, siis ka ülejäänud tooted su nahal imenduvad palju paremini, imenduvad sügavamale, ehk siis sa võidad oma nahahooldusest palju rohkem, kui sa kasutad alguses just sellist hästi tugevalt vesiselt niisutavat toodet. Nii et kõik sellised vesised spreid, essentsid on super mõnusad. Panen sulle ka teisi tootesoovitusi video alla. Aga tõesti see Feel Free oma on olnud suurepärane üllatus. Seda on 100 milliliitrit, ta on klaasist pudelis, ta on mõnusa spreiga, ta on ökotsert ja kosmossertifikaatidega, mõnus looduskosmeetika. Mina leidsin selle endale Selverist, nii et väga laialt kättesaadav. Super, proovige ära. Väga mõnus just selleks esimeseks etapiks pärast puhastust. Et nahk ei oleks pinnakuiv, dehüdreeritud, just selleks me vajamegi just vesist niisutatust. Teiseks, tõesti, temperatuuride erinevused, aastaaja vahetumine paneb tihti meie naha rohkem stressi. Võib-olla sul on esinenud lisaks kuivusele ka rohkem nahal ärritust. Võib-olla sul on ilmnenud rohkem vistrikke, mida varem näiteks suve jooksul ei ole olnud pikalt. Võib-olla su nahal on praegu justkui selline veider ebaloogiline tasakaal, et vahepeal on nahk hästi rasune ja siis läheb ta hästi kuivaks ja siis on jälle rasune, et justkui nahk ei saa aru, mis toimub. Siinjuures on number 2 soovitus, mida üle vaadata ja mida oma nahahooldusesse võib-olla lisada, on siis just need tooted, mis aitavad naha kaitsebarjääri tugevdada. Räägin siinjuures lisaks siis sellistele vesistele niisutajatele ka kindlatest toimainetest, mis aitavad naha kaitsebarjääri tugevdada. Meie naha kaitsebarjäär, see hüdrolipiidkiht, mis tegelikult hoiabki kogu selle niisutatuse sees, hoiabki naha rohkem nooremana, säravamana, me peame seda hoidma. Ja kindlasti külmema
aastaja saabudes see kaitsebarjäär võib olla õhem ja tänu sellele tekivad ärritused, punetused, rohkem vistrikud, nahk kuivab rohkem ja nii edasi ja nii edasi. Sest tegelikult kogu naha tervis suuresti sõltub ka naha kaitsebarjääri tugevusest. Aga kuidas seda siis poputada, kuidas anda nahale sellist jõudu juurde, et ta suudaks ise oma kaitsebarjääri uuesti tugevamaks ehitada. Tahan siin juures soovitada ühte toodet, mida mina olen nüüd proovinud ja tõesti, mida ma olen nautinud. Ja selleks on Mizoni üks essents, mis sisaldab galactomyces ferment filtrate. See sisaldab galactomyceni nii-öelda siis, see on üks spermseen minu teada, selle fermenteeritud osasid. Tundub, et on kõik kuidagi väga veider, et ma tahan oma nahale panna sellist toodet. Vastupidi, nahk väga armastab selliseid fermenteerituid koostisaineid, fermenteeritud toimeaineid. See essents on olnud suurepäraselt selline pehmendav, niisutav, ta on justkui siidine vesi, ta on jällegi hästi-hästi vedel ja hästi kerge, sobides ka kõige rasvusamale nahale. Toon selle paki. Nii, ma tõin ka selle pakendi praegu, et lugeda siit pealt, et mul ei jääks midagi kahe silma vahele. Ta on nii-öelda kääritatud ehk siis fermenteeritud pärmseentega essents, mis on tugevalt noorendav ja vananemist ennetav. Okei, see on kõik nagu lisaboonusena, aga mida ta teeb? Ta on sügav niisutav ja samal ajal ka taastab naha enda siis elujõudu, muudab naha elastsemaks, rohkem niisutatud, annab nahale elujõudu, värskendab ja käivitab naha enda uuenemisprotsessi. Sellised toimeained või sellised tooted on kõigile nahale super hästi mõjuvad. See on lihtsalt üks variant sellest, kuidas oma naha enda kaitsevõimet tugevdada. On veel teisigi variante. Näiteks Ordinary aminohappete seerum, mida ma mainisin ka selles vesises niisutamise etapis. Aminohapped on nahale, aitavad nahale ennast üles ehitada. Aminohappete seerum Ordinarylt on suurepärane just ka neile, kellel on naha kaitsebarjäär nii-öelda siis nõrgenenud, võib-olla on rohkem vistrikke. Ta aitab reaalselt lihtsalt nahka ennast taas toota, seda parandada. Kolmas toimeaine, mida soovitan naha kaitsebarjäärile, on niacinamid ehk siis B3 vitamiin. Olen ka sellest toimeainest teinud eraldi video. Kui tahad rohkem teada saada, saad selle üles otsida. Aga soovitan niacinamidi tarvitada kas siis niimoodi, et ta lisatud näokreemidesse. Super hea, et sa ei pea eraldi toodet võib-olla selleks ostma. Aga kui sul on näokreem, kus teda ei ole sees ja sa tahad niacinamidi kasutada, siis väga hea üks äge ka niisutav ja naha kaitsebarjääri tugevdav selline toonikulaadne toode on müügil Apotheka Beautys ja apoteekades üleüldiselt. See on SVR brändi alla kuuluv niacinamidiga toonik põhimõtteliselt. Panen sulle ka selle toote alla. Super ka selline vesine, natuke niisutav ja naha kaitsebarjääri tugevdav. Väga mõnus. Aga tõesti hoidu võib-olla sellisest tugevast niacinamidi tootest. Kui sul on väga rasune nahk, siis sind aitab võib-olla 10%. Aga väga paljud meist ei suuda nahal pikemal kasutamisel hakkama saada 10%-lisega, sest see on liiga tugev toimeline. 3-5% on nahale pehmem, ta ei ole ärritav, aga samas ta aitab nahka üles ehitada ja tugevdada. Mis veel aitab naha kaitsebarjääri tugevdada on keramiidid, ehk siis kõik otsi kas näokreeme, kus on keramiidid sees, või mõnda seerumit, kus on keramiidid. Jätan sulle ka ühe väga ägeda uue brändi seerumi, just naha kaitsebarjääri tugevdava seerumi lingi video alla. Et kõik sellised toimeained, mis aitavad nahka justkui pehmendada, poputada, seda tervendada, punetust alla võtta sellist nagu põletikku alla, need kõik on väga-väga head. Just ka sügisel naha hooldusesse lisada. Et aidata naha kaitsebarjääri jälle tugevaks, siis nahk suudab ennast ise ka palju paremini parandada, kaitsta, hoida. Naha kaitsebarjääri olulisus on järjest enam ennast ilmutav minu jaoks, ilma selleta ei ole ka head nahka. Ja kolmas asi, mida sügisel teha, on siis aidata oma nahka ka just
lisaks vesisele niisutusele ja lisaks kaitsebarjääri tugevdamisele sellise natukene rasvasema või toitvama näokreemi või õliga. Ütleme, et naha kuivuse vastu, ühest küljest pinnakuivuse vastu aitab vesine niisutatus, aga lisaks sellele on väga hea ka haarata sellise, ütleme, rasvasema või õlisema, toitvama näokreemi või siis näoõli järele. Sellepärast, et see aitab veel rohkem seda vesist niisutatust naha sisse lukustada. Miks alati öeldakse, et kui tuleb külmem periood, et siis otsige endale näokreem, mis on natukene toitvam. Just tänu sellele, et ta aitab hoida niisutatust naha sees rohkem ja ta natukene rohkem pehmendab ja niisutab ka iseenesest juba nahka. Ka kõige rasusema nahatüübiga inimesed, võib-olla sa tunned, et külmemal ajal su nahk vajab natukene rohkem niisutatust, ta on natukene kuivem, siis sellised natukene rohkem toitvamad näokreemid või variant ka teine on kasutada lihtsalt näoõli ja tilgutada seda oma tavalise, näiteks suvise näokreemi hulka. Et kui sul ei ole näiteks hetkel su suvine näokreem otsa saanud, aga sa tunned, et ta jääb natukene liiga kergeks, siis tõesti 2-3 tilka väga head näoõli sisse pannes saad sa temast sellise natukene toitvama ja natukene tugevamalt niisutavama näokreemi ja ütleme, et sügiseks on võib-olla just piisav juba tehtud ja su nahk tänab sind kindlasti. Ütleme, et sellist näoõli lisamist soovitan ma pigem just õhtuses nahaolduses, hommikul, kui sa kasutad SPF-i ja sa oled näiteks suveks jätnud enne SPF-i näokreemi üldse ära, siis kindlasti nüüd sügisel too see näokreem tagasi hommikusse ka ja kasuta endiselt ka SPF-i, sest nahka tuleb kaitsta UV-kiirte eest 365 päeva aastas. See jääb kindlasti ka sügisesse nahaoldusesse SPF 100%. Ei saa üle ega ümber, see on number 1 asi, mida nahale kindlasti iga päev lisada. Aga tahtsin sulle soovitada siis näoõli, mida mina olen kasutanud. On väga mõnus The Ordinary Rose Hip Seed Oil ehk siis nende kibuvitsa seemneõli. See on tõesti mõnus ka kõige rasusemale nahale, et ta on pigem selline kergem õli. Et kui sa kardad, et näoõlid on võib-olla liiga rasked, siis seda õli soovitan küll. The Ordinaryl on ka skvalaanõli, mis on natukene kergem. Minu meelest on seal veel tal õlisid, et mul on ka näoõlide video tehtud, saad sealt veel lisainfo kätte. Aga kuidas mina olen kasutanud, ongi see, et ma olen kasutanud päris tihti praegu CeraVe siis niisutavat losjooni, mis on oma konsistentsilt pigem kergem ja sobides rohkem normaalsele kuni rasusele nahale. Aga et sellest saada natukene toitvam versioon, siis olengi pannud seda näoõli 2-3 tilka, ajanud nad oma käte vahel õhtuses nahaolduses laiali ja kannudki viimases etapis siis nad niimoodi koos nahale. Teine näokreem, mis mul on endal olemas ja mida ma olen nüüd kasutanudki sellel sügisel rohkem, ütleme õhtul, kui ma tunnen, et ütleme see eelmine CeraVe ja The Ordinary kombo ei ole võib-olla 100%, et ma olen tahtnud ka miskit natukene veel tugevamat niisutavat, siis on väga mõnus näokreeme, mida soovitan ka kuivemale nahale. On siis Kiehl's Ultra Facial Cream. Ka see kreem on natukene sellisem toitvam, ta on mõnus selline tõeliselt kreemine, aga mitte liiga rasvane. Et minu normaalne kuni seganahk talub seda väga hästi. Ma arvan, et see näokreem võib sobida kuiva nahaga, normaalse nahaga ja seganahaga inimestele väga hästi. Väga rasusel nahal jääb ta võib-olla natukene liiga niisutav, siis nendele soovitan kindlasti seda CeraVe ja The Ordinary õlikombot proovida. Et see kreem on olnud ka üks tore, mida sellisele külmale perioodile nahale õhtuti kanda. Üleüldiselt kõige mõnusamad asjad, mida lisada, on siis tõesti niisutatus. See vesine niisutatus, naha kaitsebarjääri tugevdamine ja siis tõesti valida ka kreem või kreem pluss õli kombo, mis kogu selle eelneva niisutatuse ja seerumid ja essentsid aitab hoida rohkem ja pikemalt naha sees, et see niisutatus ei jauraks nahast liiga kiiresti ära. Aga mis on veel oluline muidugi,
on ju meie huuled niisamuti. Meie huuled võib-olla sügisel hakkavad rohkem kuivama ja ka nad vajavad tõesti sellist tugevamat niisutust iga õhtu. Näiteks mina pärast nahahooldust enne magama jäämist kannangi huulepalsami huultele ja tänu sellele ma tunnen, et mu huuled ei ole nii kuivad enam. 2 toodet, mida kindlasti saan soovitada huulte hoolduse osas, on Bioderma 2 huulepalsamit. Üks on siis nende huulepalsam sellises huulepulga versioonis. Mul hakkabki põhimõtteliselt otsa saama viimased tilgad alles. Super hea niisutaja, väga-väga mõnus. Kes tahab hoopis sellist rohkem palsami moodi, siis väga mõnus ka Biodermal selline tuubis huulepalsam, mida kasutada siis just kuivade huulte hoolduseks või ennetavana igapäevaselt, et huuled oleksid mõnusalt niisutatud. Ütleme, et ka SPF-iga huulepalsamid on endiselt teemas. Üks mu lemmikutest on Babé SPF 50. Panen ka selle lingi sulle video alla. Et kui sa päeval ikkagi pikemalt oled väljas ja tahad oma huuli ka SPF-iga kaitsta, siis SPF-iga huulepalsam endiselt teemas. Ja tulles korraga kehanaha juurde. Ma luban, et ma varsti teen kehahooldusele pühendatud video. Aga tõesti, ütleme, et ka lisaks näole meie kehanahk võib-olla tunneb, et ta on kuivem. Ja ta vajab natukene sellisel külmemal perioodil teistsugust poputust. Siis mul on sulle paar soovitust. Nüüd viimase nädala jooksul või umbes 1,5 nädalat olen saanud katsetada Bioderma dušiõli. Just nimelt dušiõli, mitte dušikeel. Ta siis on oma konsistentsilt tõesti selline õlide segu, aga mõeldud niisamuti ikkagi duši all käimise pesu etapina. Ja mida ta teeb? Ta aitab nahka rohkem niisutada. Ta on nahale palju pehmem ja palju toitvam kui tavaline seep või dušikeel. Tänu sellele, et ta sisaldab erinevaid õlisid ja on oma koostise, oma tekstuurina nahale palju-palju poputavam. Ta ongi mõeldud hästi kuivale, ärritunud nahale ja ka tundlikule nahale. Ta on selline siidine, natukene läheb vahule, aga mitte väga palju, et ta on pigem just selline siidise tundega. Ja oi, kui mõnus just külmal perioodil duši all kasutada. Tänu sellistele toodetele ka nahk, su kehanahk kuivab vähem, sest et sa kasutad tema pesemiseks just naha poputavaid ja pehmendavaid ja toitvaid tooteid. Minu teada on ka selline dušiõli Babeel olemas, mida ma ei ole jõudnud veel proovida. Nii et neid 2 kindlasti soovitan, et sellised võib-olla vahetada dušikeel dušiõli vastu välja. Ja muidugi pärast duši all käimist 100% soovitan ka nahale kanda kas siis kehapiim, kehakreem ja üks väga-väga tugevalt niisutav selline tõesti ka kõige kuivemale nahale sobiv, väga ütleme intensiivne kehakreem on näiteks Bioderma Atoderm kreem. Sellest kreemist olen rääkinud ka juba vist oma kanali algusaastatest peale. Väga soovitan neil proovida, kellel ükski kehakreem ei ole piisavalt niisutav. Siis see on seda kindlasti. Aga ta läheb ka naha sisse ja on väga mõnusa sellise kerge lõhnaga. Panen ka paar teist oma kehakreemi lemmikut sulle video alla, et sealt saad kõigi minu tootesoovitused veel lisaks, mida ma tänases videos mainin, kätte. Nii, kas mul on enam-vähem vist saanud ring peale? Ma loodan, et sa said tänasest videost ütleme sellist loogikat, sellist teadmist juurde, kuidas oma nahka aidata liigse kuivuse, naha kaitsebarjääri tugevdamise ja niisutuse osas. Ja milliseid tooted siis võib-olla valida nende murede korral. Anna mulle märku all kommentaarides ka, et kui sul on veel mõni lisamure, mida sa oled praegu sügisel oma naha juures tundnud, märganud. Võib-olla on tõesti jäänud miskit tänasest minu soovitustest veel välja, mis on väga oluline. Nii et anna mulle kindlasti märku. Aitäh sulle, et vaatasid ja kindlasti jaga seda videot kõigile neile, kellel sa arvad, et võiks sellest olla kasu. Me kohtume juba varsti uues videos. Tšauka!